tahan sulle tutvustada Excelis andmete kopeerimise erinevaid võimalusi. Kui me Exceli programmis hiirega ringi liigume, siis see kursor on sellise paksu plussmärgi kujuline. Kui aga me oleme mingi ala ära valinud oma töölehelt ja liigume selle märgistatud ala ääre peale, siis antud kursor muutub mul selliseks 4 haruga noolekeseks. See tähendab nüüd seda, et ma saan seda ala liigutada, võttes kinni sellest servast ja lohistame täpselt nii, nagu parasjagu soovi on, kuhu me tahame oma tabeli paigutada. Oma tegevuse tagasi võtmiseks ma kas vajutan siia tagasivõtu noolt või siis vajutan klaviatuurilt Ctrl-Z. Et Ctrl-Z on siis selline universaalne klahvi kombinatsioon, mis töötab ka igal pool mujal teistes programmides, mitte ainult Microsofti toodetes. Ja nüüd, kui ma lähen samamoodi siia ääre peale, aga vajutan alla veel lisaks Ctrl-nupu, siis näete, mu see 4 haruga nool muutus tavaliseks nooleks, millel on lisatud selline väikene plussmärgikene. See tähendab nüüd seda, et kui ma nüüd seda tabelit lohistan, siis ta teeb mul sellest tabelist koop. Teeme veel ühe katse harjutamise mõttes. Märgin ära ala, vajutan alla Ctrl-nuppu ja lähen siia ääre peale, vaatan, et noolekene plussmärgiga oleks ja liigun paremale. Selle juures tuleb tähelepanelik olla, et Ctrl-nuppu enne lahti ei lase, kui koopia on tehtud, sest et vastasel korral ta liigutab lihtsalt kogu tabeli paremale. Võtan oma tööd tagasi, vajutas Ctrl-Z, Ctrl-Z. Proovime nüüd kopeerida oma tabelit nii-öelda klassikalisel viisil, et vajutades klaviatuurilt Ctrl-C ja minu ala märgistati kopeerimiseks ära, siin tulid sellised tantsivad sipelgad ümber ja nüüd pean näitama ära, kuhu ma oma koopiat tahan. Piisab ainult ühe lahtri märgistamiseks, see on siis ülemine vasak nurk. Ning klahvi kombinatsioon Ctrl-V ja olengi oma koopia siis ilusasti ära teinud. Võin neid koopiaid siis veel teha, siia Ctrl-V, Ctrl-V, võtan oma tegevuse tagasi Ctrl-Z, Z. Nendest tantsivatest sipelgatest saab lahti kas siis mõne muu lahtri peal 2 korda klõpsates või siis escape klahviga. Oletame nüüd, et tahan oma tabelis ühe tulba teha natukene laiemaks. Ja tulpade laiemaks tegemiseks on mul vaja minna hiirega siia tulpade päisesse. Ja näete, minu hiire kursor muutus selliseks lahti või laiali tõmbamist väljendavaks märgiks. Vajutan hiire vasaku nupu alla, liigutan oma tulba natukene laiemaks. Ja proovin nüüd klassikalisel moel siis tabelit Ctrl-C, Ctrl-V kopeerida, mis juhtub, ta kopeerib küll mu tabeli ilusasti ära, kuid tabeli laiused on ikkagi täpselt samasugused, nagu nad olid siin enne selle tabeli siia toomist. Vaatame, kas annab midagi muuta. Jätame selle ruudu siin märgistatuks ja läheme nüüd siia Home nupuribale. Siia on siis nüüd eriti suurelt välja joonistatud kopeerimise kinnitamise nupp ja siin on väike noolekene all. Vajutades sellele tulevad välja nüüd Exceli kõiksugused erinevad võimalused kopeerimiseks. Esimene on siis klassikaline, nagu me enne siin juba klahvi kombinatsioonide abil tegime ja pane tähele, kohe kui ma siia selle nupu peale lähen, ilmub ka eelvaade siia tabelisse. Kui ma lähen siit välja, kaob see koopia minu töölehelt. Need eelvaated on hästi mugavad, et näha, missugune siis minu tulemus hakkab olema, kui ma sellel nupul vajutan. Need järgmised kopeerijad on siis erinevad valemite ja vorminduse ja arvudega seotud kopeerijad. Siin üks ilma tabeli ääristusteta kopeerimise võimalus ning nagu tellitud üks kopeerimise võimalus, mis jätab ka tulba laiused täpselt samasuguseks, nagu mul oli algses tabelis. Kuid selles esimeses osas siin on veel selline vahva kopeerimise võimalus, mis vahetab ära omavahel read ja veerud. Järgmised 3 kopeerijat on siin seotud Excelis arvutamisega ning neid vaatame täpsemalt arvutamise peatükis. Kuid siin kõige all on nüüd eriti vahvad koopia tegemise võimalused. No näiteks see pildina. No ma ei tea küll, kes peaks tahtma oma tavalise kontoritöö juures tabelit pildina kopeerida. Pildina saab siis oma tabelit niimoodi liigutada siia-sinna, pöörata teda siit ülevalt rohelisest nupukesest näiteks
natukene külili, ma küll ei tea, kuidas on selline pildina kopeerimine kasulik nii-öelda tavalises kontoritöös, kuid näiteks kui on vaja teha mõni esitlus, siis võib selline tabel olla päris huvitav. Kuid kustutan selle pildi ära ja näitan sulle veel ühte kopeerimise võimalust, lingina kopeerimine. Vaatame, mis saab. Esialgu võib lausa ära ehmatada, et mis imelikud nullid on see tabel siia tekitanud, kuid sellest ehmatusest tuleb kiirelt üle saada ja meenutada, et see tabel on link esialgsele põhitabelile. Seega need nullid Excelis tähistavad seda, et põhitabelis on nende lahtrite sisu tühi, ehk siis väärtus on 0. Et sinna ei ole isegi tühikut kirjutatud. Kui ma peaksin siia näiteks kirjutama mõne tühiku, siis enam see lahter päris tühi ei ole ja see 0 siit lingitud tabelist kaob ka ära. Näiteks me võiksime siia nurka ühe tühiku lisada ja kaob see 0 siit ülevalt ära. Kuid nullid nullideks. Lingitud tabel on ju geniaalne just sellistele puhkudele, kui mul on ühed ja samad andmed mitmetes erinevates tabelites, siis ma võin need teised tabelid teha nii-öelda linkideks põhitabelile. Ja et kui ma siin põhitabelis midagi muudan, siis muutub see automaatselt ka kohe selles lingitud tabelis. Loomulikult ei pea ma seda lingitud tabelit hoidma siin selle sama töölehe peal, vaid ma võin selle kopeerida ka näiteks täiesti teisele töölehele. Ütleme, kopeerime Ctrl+C, ainult selle osasid. Ja ma võib-olla kasutaksin hoopiski pilti ja linki koos. See oleks veel eriti tore. Pildina teeme ta nüüd natukene huvitavamaks. Nii, ja vaatame, kas need lingid ikka töötavad. Läheme siia põhitabelisse ja paneme siia esimese tulba peale ka X-id. Näete, siin kõrvaltabelis muutusid need kohe automaatselt ära ja läheme siia kolmanda lehe peale, uue töölehe peale. Ka siin täpselt samamoodi on minu andmed ilusasti muutunud. Sellised väga vahvad kopeerimise võimalused on Excelis.